Siin Põhja-Eesti Regionaalhaiglas asub täiesti ainulaadne põletusravikeskus Eestis. Siia tuuakse kõik raskete põletustraumadega patsiendid, aga hea on teada ka põletuse koduseid esmaabivõtteid. Me oleme siin Põhja-Eesti Regionaalhaigla põletuskeskuses. Eks ma teen õige järelduse aine, et tegelikult on ikkagi üha aastatega vähem patsiente, kes päriselt siis põletusjärgset haiglaravi vajavad. Et sellega on meil nagu hästi. Jaa, sellega on hästi, sellepärast, et põletuste arv, eriti hukkunute arv on ikka aastatega langenud päris palju, kui 2006. aastal Eestis hukkus tuleõnnetustest 164 inimest, siis eelmine aasta 36. Ja see langus sai suhteliselt kiire alguse seal 2008-2009. 2009. aastast on meil suitsuandur kohustuslik. Võimalik, et see on kokkusattumus, aga tõenäoliselt on ikkagi sellega tugev seos. No, igal juhul väga paljud on saanud selliseid väiksemaid põletusi. Ma ei tea, pliidiraua vastu läinud väike vill tuleb või siis vanaema juures ahju ukse vastu või pliidi ukse vastu. Eks, et see on selline väga tavaline asi, mulle siiski veel tundub. Aga ega vist selliste põletustega kohe ei tormata ka EMO-sse ja siis ei jõuta ju siia, et nende asjadega saab ikka kodus rahulikult hakkama. Kindlasti saaks. Esimene asi on see, et ei peaks paanikasse minema. Teine asi on see, et see riie, mis on saanud kuuma, selle peaks ära võtma. Kui näiteks on sokid jalas ja pillame kannust tulise vee peale, siis me peaks koheselt võtma need kuuma veega läbi imbunud sokid jalast ära. Ja kolmas asi on see, et mis põletuse esmaabi on suhteliselt lihtne. See tähendab seda, et tuleb jahutada põletuspind maha. Nii et ikkagi külma vee alla? Jaa, ehk jaheda vee alla soovitatakse 15-20 minutit ja see on kõikide maade ravijuhistes. Ja see ei pea olema selles mõttes külm vesi, et ta võib olla 10-15 kraadi. Ja päris jäävett nagu ei soovitata. See on sellel põhjusel, et kui me paneme jääd või nahale, siis nahaveresooned ahenevad. Me sellega soodustame verevarustuse halvenemist ja sellega seoses ka haav võib süveneda. Mis pärast seda peab tegema? Kui on väike põletus, siis võib kasutada neid põletuse esmaabi keele. Nemad on sellised hüdrokeelid, mis hästi viib nagu haavapinna selle kuumuse siia keeli sisse. Nemad ei hoia seda seal? Nemad ei hoia, nemad ei blokeeri selle kuumuse eraldumist haavapinnalt. On olemas ka selle keeliga läbi immutatud sidemed, et näiteks haiglas me paneme näomaskid või saame panna terve küünarvarre, õlavarre ühe sideme alla. Neid on ka apteegis müügil. Kas selle põletuskoha peaks pärast kinni siduma ka või? Kui on ainult punetus, ehk me nimetame seda esimese astme põletuse, siis ei pea. Aga kui on ikkagi villid tekkinud, siis on soovitav. Ja ka peale jahutamist sobivad need keelid esimeseks sidumiseks panna korralikult keeli peale, panna steriilne marlitampoon ja siduda kinni. Ja siis me ei pea kohe paanikas minema öösel näiteks või kutsuma kiirabi, kui on väike põletus. Kui me tunneme, et me hakkama ei saa, siis me võime minna ka perearsti. Perearstid kindlasti põletusi hindavad õigesti ja ravivad väiksemaid põletusi ka lõpuni. Nad ei saada neid meile haiglasse tagasi. Aga kui see juhtub olema sügav põletus, siis kindlasti ka väiksemad põletused tulevad meile, sest nad vajavad selle põlenud kooriku eemaldamist ja naha siirdamist. Ehk et päris suur erinevus, ma saan aru, ongi selles, kas on sügav põletus või on selline pindmine põletus. Isegi inimene tunneb valu siis, kui tal on pindmine põletus. Pigem arstile see meeldib, kui inimesel on see valu sellisel juhul. Meile on kindlasti ohumärk see, kui haige ütleb, et tuleb põletusega ja ütleb, et tal ei ole see üldse valus. Et esimene mõte, mis meil tekib, et tõenäoliselt on tal sügav põletus. Sellepärast pindmine põletus on tõesti valus. Ja nende keelide mõte ei ole ainult see, et ta viiks selle kuumuse naha pinnalt ära. Nad ka leevendavad valu. Aloe vera on ka üks see, mida inimesed kangesti tahavad kasutada. Soovitate? Jaa, kindlasti soovitan ja see on paljudes ravijuhendites ka sees, kuid jääksin selle juurde. Esmalt jahutage see
põletuspind jooksva veega ära 15-20 minutit ja siis, kui teil on kodus aloe vera keel, siis seda võib panna haava peale. See sobib. Me oleme rääkinud siin, eks ju, pliidiraud on, ahjuuks on, kuum vesi on, no mis veel? Gaasiplahvatuste tagajärjel võib olla põletus. Kodus on 3 kohta, see on köök, vannituba ja saun. Soomlastel on enamus põletusi juhtuvad saunas. Ja saunas on nüüd 2 liiki põletusi. Päris suuri põletusi on meile tulnud Vene saunast, kus on need suured kolded kuumaks köetud ja kuhu visatakse siis leili pangega. Ja see aur ei tule kohe tagasi, see tuleb näiteks viivitusega. Meil on olnud 30–40% põletusi ka saunast lihtsalt leili viskamisest. Teised põletused on see, et kukutakse vastu saunakerist. On noored mehed, kellel võib-olla on mitte ainult õlu ei ole see saunaeelne jooksval, kuid kahjuks on meil iga aastaga vanemaid inimesi, kes lavalt alle tulles on kas pearinglus või komistanud. Ja kui küsid, miks see juhtus, siis nemad on nagu viimased saunad käijad ja neid jäetakse nooremate pereliikmete poolt üksi. Ja vaat see on selline, kus me ei näe seda ohtu ette ja kuna pereliikmed ka saunas enam ei ole, siis nad ei saa ka ise püsti. Ja see abi hilineb ja järelikult neil on olnud ka päris sügavaid põletusi. Aga põletus võib tekkida ka haigusest, kui inimene näiteks on epilepsia, ta valmistab süüa ja ta võib epilepsia hooajal näiteks kukkuda käega pliidi peale, neid juhtumid on. Suvel või kevadel ja on ikkagi suur osa see grillimise. Reeglina juhtuvad sellest, et sööd hakkuvad kustuma, nad enam ei küpseta nii hästi. Siis pannakse uued sööd peale, aga vanad sööd on ju all veel kergelt hööguvad ja sinna valatakse süütevedelikku ja siis toimub suur plahvatus. Ja mitte see, kes seda valab, ei saa tihti kahjustada, sest tema oma tarkusega läheb peale poole tuult. Aga pererahvas, abikaasa on tihti allapoole tuult ja see leegiplahvatus käib tema peale. Inimesed tahavad kangesti soojale maale minna praegu, kui on selline sombune sügis ja sinna päikese kätte. No päikesepõletus on ka üsna tavaline asi. See on tavaline ja meil on ka selliseid päikesepõletusi olnud, mis on vajanud haiglaravi, kas või lühiajaliselt. Kui inimene ikkagi uinub ja sisuliselt tal 50% kehapinnast, et üks kehapool on põlenud ja seal tekivad väiksed villid, siis ka see inimene vajab võimalik, et infusioonravi. Aga siin tahaks öelda, et kõikidele põletuse nendel kaitsevahenditel on alati ka olemas ka selles sarjas see, mis on seotud see, et kui on tekkinud päikesepõletus. Ja neid võib kasutada ja määrida põlenud pinnale. Kuidas ma kodus saan aru, et nüüd on see hetk, kus tegelikult tuleb kutsuda kiirabi? Reeglina öeldakse, et arstiabi ikkagi vajab selline põletus, mis on peopesa suurune. Ma ei ütleks, et alati on vaja nüüd koheselt kiirabi kutsuda. Et kui me teeme selle esmaabi õieti ja kui me oskame siduda, siis me võime ka sõita oma autoga haiglasse või järgmisel hommikul. Aga kindlasti on vaja selline põletus ikkagi näidata arstile. See ei pea olema kiirabi, see võib olla ka perearst. Aga kui toimub põleng, kus on nagu suitsu või vingugaasi, no siis ei ole küsimust. Ja ka kemikaalidega. Praegu on põhiliselt need kodused puhastusvahendid, pluss veel torupuhastusvahendid, torusiilid, need on leelised. Ja keemilise põletusega kindlasti peab arsti juurde pöörduma. Keemilise põletuse esmaabi on veidi teistmoodi. Seal soovitakse esmalt ikkagi tähelepanu pöörata, et kui meil on nahapinnal keemiline aine, see kõigepealt ära pühkida. No näiteks sellepärast, et mõned ained on see, et kui me veega hakkame loputama, nad reageerivad. Näiteks kui tsement satub keha pinnale, ta sisaldab kaltsiumoksiidi. Kui me selle kohe laseme veega, tekib kaltsiumhüdroksiid ja see ongi nagu leelise toimega. Et keemilise põletuse puhul me saame ka kauem duši all olla, sellepärast, et me võime seal pool tundi või olla, vähemalt soovitakse pool tundi olla, aga see võib olla komfortne. Selline 20-kraadine, 24-kraadine vesi. Ja elektriraumad kindlasti.
sellepärast et seal see võib olla mitte ainult kudede kahjustus, aga seal võib olla ka südame rütmihäired, nii et sellised kindlasti vajavad kiirabi kutsumist. Millised on need põletustraumadega patsiendid, kes vajavad intensiivravi? Need on reeglina sellised haiged, kellel on siis kas väga suur põletus, et väga suur põletusprotsent, väga sügav põletus või siis on haaratud näo ja kaela piirkond. Et siis sellised haiged, keda ei saa nagu tavaosakonnas pidada, et kes vajavad siis narkoosi ja aparaadi hingamist. Me hoiame neid oma ravimitega magavana ja kuna narkoosirohud ei võta valu ära ise, siis me teeme lisaks neile ka valuvaigisteid, sest põletustrauma patsientidel on kindlasti valus. Need põletustrauma patsiendid tulevad nagu väikesed muumiad teie juurde, et tihti ongi nad niimoodi sidemetesse mässitud täiesti. Kui nad meie juurde jõuavad, siis nad võib-olla veel muumiad ei ole, et võib juhtuda, et neid seotakse alles esimest korda nagu meie juures üleval osakonnas, et kui see trauma on värskelt juhtunud, siis need haiged tuuakse reeglina kiirabi poolt EMO-sse ja ega seal erakorralise meditsiini osakonnas võib-olla ei olegi vaja neid väga pikalt hoida ja seal on juba esmane niisugune ülevaatus ära tehtud, siis nad tulevad üles intensiivi ja siis nad seotakse meie osakonnas ära. Ja siis küll sõltuvalt sellest, et mis piirkond haaratud on, võivad olla nad nagu väikesed muumiad, et pea on kinni seotud, käed on kinni seotud ja seda, mis nägu haige on, selgub alles pärast siis, kui haige hakkab ära paranema ja saab sidemetest lahti. Kaua üks selline põletustrauma patsient peab olema intensiivravil? Peab olema selles koomas? See sõltub kõik kindlasti sellest, et kui suur ulatus on see põletus ja kas on hingamistee haaratud, lisaks sellele, et on nahapinna põletus, ja ka sellest, et kui vana on haige ja millised kaasuvad haigused on ja vahel võib juhtuda ka, et põletusega käib kaasas ka trauma. Et kui on tegemist näiteks gaasiplahvatustega, et siis ei ole ainult põletusega tegemist, vaid võib olla, et haige on ka kaasuvate vigastustega. Et need kõik määravad seda, et kui kaua haige on intensiivravil, aga keskmiselt on üks haige umbes 17 päeva meie juures ja eelmisel aastal kõige kauem meie juures viibinud patsient oli 2 kuud. Kui ta saab sealt intensiivravist välja, siis ta ju reeglina ei lähe koju, ta läheb tegelikult järgmisesse osakonda. Täpselt, siis ta meie majas läheb üles põletuskirurgi osakonda ja seal on nad veel tegelikult päris pikalt sees, ennem kui nad saavad kas siis taastusjärelravile või siis koju. Haiglas nad on suuremate põletustega 1,5 kuud, 2 kuud ja ka rohkem. Aga meie eriala omapära on see, et me võime neid patsiente näha terve elu. Toon näite. 2000. aastal sai 8-aastane tütarlaps põletuse 65% kehapinnast ja 55% olid sügav põletus. Tal ahjuuks oli lahti ja pikk öösärk oli seljas ja sellest süttis siis see põlend. Haiglaravi oli tõesti 2 kuud. Nüüd 21 aastat hiljem, veel 2 aastat tagasi oli ta meil armi korrigeerimisel. Aga mis on positiivne, ta lõpetas gümnaasiumi, ta ülikoolis õpib ja eelmisel aastal sai ta ka emaks. No, kui on olnud näiteks tulekahju tagajärjel inimene sattunud haiglasse, põletus, pindmine ja nii edasi, aga ka need keemilised ained on siia hingetorru pääsenud, siis on ka täitsa eriline olukord juba, järgmine olukord. Ja et vahel võib juhtuda, et mõned haiged satuvadki meie juurde ainult hingamisteede põletusega, et nad on toodud põlevast korterist näiteks välja ja võibki olla, et neil nahapinna põletust ei ole üldse ja ongi ainult hingamisteede põletus. Siis on sama lugu, et kuna need hingamisteed lähevad turse ja need on tahma täis ja võib-olla veel mingeid põnevaid aineid, sõltuvalt, mis seal korteris põlenud on ja mida see haige täpselt sisse hinganud on, siis need haiged on kindlasti ka juhitaval hingamisel, on intubeeritud
ja siis nad vajavad ka lisaks üks protseduuri nagu bronhoskoopia, see tähendab seda, et niisuguse pika peenikese toruga, mille otsas on kaamera, vaadatakse siis sinna hingamisteedesse sisse ja siis neid hingamisteid puhastatakse ja ennem kui need hingamisteed on puhtaks saanud, siis ennem seda ei saa seda haiget üles lubada ja seda hingamistoru ära võtta. No õnneks praegu hetkel intensiivravi osakonnas ühtegi põletustraumaga patsienti ei olnud, aga kui sage see on, et on nii rängad asjad, et on põletustraumaga patsient intensiivis? No keskeltläbi meie majja vist jõuab umbes suurusjärku 100 põletushaiget aastas ja neist kuskil 25 on meie juures. Ja praegu küll tõesti antud hetkel ei ole ühtegi, aga nagu me mõnda aega tagasi suvel ajalehest lugesime, et kui Tartus toimus see gaasiplahvatus, siis need Tartu operatiivtöötajad olid kõik meie juures, kolmekesi. Ja nüüd nad on juba tegelikult siit majast üleüldse ära saadetud ja koju saadetud. Täpselt nii, et tegelikult on neil selles mõttes hästi läinud jah, et nad on kõik praegu kodus juba. Aga nemad on terveks saanud jah. No terveks selles mõttes haiglaravi. Põletus ei ole paranenud täielikult, kui nad lähevad haiglas koju, et siis ikkagi jääb ühest küljest jääb selle paranenud põletuspinna hooldus ja sellised sündmused, kus näeb ka traagikat, eks need mõjuvad ka psüühiliselt ja nad vajavad kindlasti nii psühholoogilist kui ka sotsiaalset toetust. Et põhiline eesmärk, et inimene saaks jätkata seda sama elu, tööd, õpinguid, kodus toimetulekut, mis enne põletustraumat oli. Ain, millal arst ohkab, et oh jumal, et kas siit üldse saab asja, kui suur see põletus peab olema? See tüdruku näide, kus oli see 55–60% nahapinnast, see juba tundub mulle nii palju, et tõesti imena, et see inimene toimetab. Ega tegelikult see ei sõltu sellest põletuspinna suurusest, sellepärast, et kui on pinnmine põletus, ta võib olla ka 90%. Kui on sügav põletus ja üle 70%, siis on ikkagi me ei saa garanteerida, et see inimene sellest paraneb. Enamasti on see põletuse suurus, põletuse sügavus, haige vanus, kaasuvad haigused, kas on hingamisteede kahjustatud ja milliseid vigastusi võib veel olla, sest et põlengult pääsemiseks inimesed tihti hüppavad alla. Neile võib kukkuda midagi põlevaid asju kaela ja elektritraumade puhul võib kukkuda. Nii et nende tegurite summa ongi see, mille ümber me jälle, aga nad on tõesti raskes seisundis, aga meie intensiivraviarstide kogemus on ka nii hea, et nad ikkagi ka vahetavahel mõtled, et see inimene on juba minemas, aga ikkagi tuleb positiivne pööre ja see on see, mis tõesti nagu ikka selle asja juures rõõmu teeb. Meil on kolleegi erinevas vanuses ja siis vanemate kolleegide sihuke kogemus ja know-how on ju, tuleb meile samamoodi ja siis on hea kuulata nende jutte, et kuidas nende ajal asjad olid ja kuidas praegu on, et siis tegelikult praegu on väga hästi.